Kui ideaalse üürniku osas on ettekujutus olemas, siis loomulikult väga oluline on alati läbi mõelda ka see, milline on see hind, mida sa oma kinnisvara eest saada tahad. Sarnaselt kinnisvara müümisele on ka kinnisvara üürimisel hetkel trend selles suunas, et kinnisvara omanikud haistavad aktiivsel turul teenimise võimalust ja tahavad oma kinnisvaralt saada suuremat üüritulu, kui tegelik turuolukord võimaldab. Kui üürniku leidmise protsess venib pikemaks, on põhjus tõenäoliselt liiga kõrges hinnas. Miks üüri hinna ootuse osas võiks olla pigem realistlik, kui oodata mitu kuud seda kuldkalakest. Ütleme, et sinu korteri reaalne üürihind on tänases turusituatsioonis 500 eurot. Aga sina tahad saada 550 eurot. Kuna pakkumisi on turul väga palju, siis sobiva üürniku leidmine võib venida pikemaks, kui sa esmapilgul oled arvanud. Ütleme, et näiteks sinu korter seisab liiga kõrge hinnaootuse tõttu 1 kuu tühjana. See tähendab seda, et sa oled kaotanud 550 eurot. Kui sa nüüd jagad selle 550 eurot ära terve aasta ehk 12 kuu peale, teeb see iga kuu kohta 45 eurot. Lihtne matemaatika ütleb seda, et selle 550 eurose liiga kõrge ootuse asemel oleks tegelikult võinud panna kohe hinnaks 500 eurot. Sa oleksid leidnud endale kiiresti korraliku üürniku ja kogu aasta lõikes teenitud üürisumma oleks samaväärne kui see, et oodata kallima hinnaga kauem.